Amen. Ma räägin ka siis ühe tunnistuse siit, millal see võis olla. Reedel, mitte nüüd, mul on nüüd päevad sassis. Eelmise nädala reedel oli see. Ma olin Paides ja tegin jalutuskäigu Paide vahel. Ja nägin 2 meest, keskealised, rüüpavad õlut. Ja kohe, kui ma neid nägin, siis kohe tuli kuidagi minu seest nagu jackpot. Lähen, kuulutan neile. Ja läksin nende juurde. Ma ei tea seda põhjust, aga millegipärast sellised inimesed tõmbavad mind, et kuulutada neile. No see on ka loogiline, nad vajavad seda. Amen. Ja läksin ja kuulutasin neile ja kohe, kui hakkan evangeeliumi rääkima, siis üks nendest meestest ütleb, et tead, ma olen käinud siin Järvamaa kristlikus keskuses paar korda. Ja siis ühel hetkel ütleb, et tead, mul on süke tunne praegu, et ma kallan oma õlle ära. Ja kallaski, võttis oma õlle kätte ja kallas ära. Ja see näitab seda, et evangeeliumis on vägi. Ja kui sa lähed kuhugi evangeeliumiga, olgu see tänav või pood või sinu töökoht, siis sa lihtsalt ei räägi juttu, vaid sa tood tegelikult Jumala ligiolu kaasa endaga. Ja seal, kus on Jumala ligiolu, seal on vabadus. Ja nüüd inimesed hakkavad vabaks saama, hakkavad oma õlle ära kallama, eks ju. Ja siis see mees pidi mingil hetkel ära minema, aga see teine mees jäi sinna, kes oli natuke rohkem purjus. Ja ma sain kohe aru, et tal on kuri vaim. Ta ei käitunud nagu, ilmselgelt ta ei käitunud normaalselt, aga seal oli midagi enamat ja ma tundsin, et tal on kuri vaim. Ma küsisin, kas ma võin sinu eest palvetada. Ja ta kartis seda alguses, aga siis lõpuks ütles, okei, palvetame. Ja ma võtsin tal käest kinni ja kohe, kui ma hakkasin palvetama tema eest, siis ta nägu tõmbas grimassi ja ta hakkas manifesteeruma. Kuni selleni välja, et ta lasi mu käest lahti, astus sammu tagasi ja karjus üle terve selle pargi, kus me olime. Ja sellist kogemust mul ei ole varem olnud, aga jällegi nagu kurjad vaimud on tegelikult igal pool meie ümber, kui me käime kuskil tänavatel. Ja inimesed vajavad vabadust. Ja meis on see vägi, meil on Jeesuse nimi selleks, et tuua neile vabadus. Ja see mees sai vabaks sellest kurjast vaimust. Ja siis ma ütlesin talle, kuule mees, sa oled alkoholist vaba nüüd. Sa ei pea enam seda alkoholi jooma, sa oled vaba sellest. Ja see mees nagu mõtles, et appikene, et kas tõesti. Sest ta oli ise nii nagu hämmelduses, mis temaga just juhtus. Siis ta ütles, et kuidagi nagu siuke vaba tunne on, et midagi läks välja nagu minust. Ja siis ma ütlesingi talle, et kuri vaim läks välja sinust. Ja tema samamoodi jõudis selleni lõpuks, et ta võttis oma õllepurgi ja kallas ära. Ja tuli minu juurde tagasi, me tegime päästepalve, ta andis oma elu Jeesusele, tänu Jumalale. Ja ma sain ta kontaktid anda kohalikule kogudusel ka, nii et usume, et ta jääb püsima tugevalt. Nii et Jumal võib igasugustesse olukordadesse meid juhtida. Ja ma tahangi just sellel teemal edasi jätkata täna. Ja ma räägin sellisel teemal nagu igatsus hingede järele. Aga palvetame enne. Jumal, me tuleme sinu ette ja Jumal, me avame oma südamed täna. Me tahame õppida sinu käest. Me tahame, et sina muudaksid meie elud. Me teame, et omast jõust me ei suuda seda, aga Jumal, sinuga koos on kõik võimalik. Siis Jumal, me palume, et muuda meie südamed läbi oma sõnadena. Muuda meie südamed läbi oma püha vaimudena. Tänu sulle, Issand, et sinu püha vaim räägib meile. Jeesuse nimel. Amen. Vahest evangelism võib tunduda meile sellise kohustusena. Nagu Virve ütles, et meil ei tohiks olla sellist suhtumist, et ma pean ju. Öeldakse, et peab, siis ma pean. Aga kui me läheme sellise suhtumisega tänavale, siis tegelikult see vili on väga minimaalne ja meie enda süda muutub aina kõvemaks. Sest et nüüd ma mõtlen, et mina pean, mina kuulutan ja kui nemad ütlevad ei, siis nad ütlevad seda mulle. Aga kui me teeme seda teisest kohast, kus
ma mõistan, kui palju Jeesus armastab mind, kui palju Jeesus armastab maailma. Ja nüüd ma lähen selle armastusega sinna tänavate peale ja ma hakkan rääkima neile Jeesusest. Ja isegi kui nad ütlevad ei, siis ma mõistan, nad ei ütle ei mulle, nad ütlevad ei Jeesusele. See läheb minust mööda. See ei ole, ma ei võta seda isiklikult enam. Ja nüüd ma olen lihtsalt nii Jumala armastust täis, et ma lihtsalt lähen ja jagan seda välja. Ja see peaks meie suhtumine olema, kui me räägime evangelismist. Vaatame sükest kirja kohta nagu 1. Johannese 3:16. 1. Johannese 3:16. Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsed, ärgem armastage sõna ja keelega, vaid teoga ja tõega. Esimeses selles 16. salmis ta ütleb, et me oleme tundnud Jumala armastuse ära sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest. See tähendab seda, et Kristus ja tema ristitöö on Jumala armastuse väljendus. See on Jumala armastus, et Kristus läks risti peale. See oli see, kuidas Jumal armastas meid, et ta andis oma ainsa poja. Ja nüüd see peab nii reaalseks saama meile. See on nii aluseline asi, et vahest me nagu lükkame selle kuidagi kõrvale, et jah, Jeesus suri minu eest, kandis mu patud, ma tean seda. Ja me paneme selle kuidagi kõrvale, et see on nagu niivõrd aluseline asi, et me ei mõtle selle peale. Aga tegelikult see peaks olema meie elu keskpunkt. See peaks olema see keskpunkt, millest kõik välja voolab. Et Jeesus läks risti peale minu ja sinu eest, terve maailma eest. Ja ta valas oma vere ja ta suri seal risti peal, kandes meie patud. Ja ta tõusis 3. päeval üles. Ja kui me saame selle nii oma südame sisse ja mitte lihtsalt nagu faktiliselt, vaid kui see tuleb ilmutusena meie südamesse, siis me ei saa muud teha, kui kuulutada. Me ei suuda enam vait olla sellest, sest et me mõistame Jumala armastuse suurust. Sest siis me mõistame, kui vägev on Jumala armastus. Mitte lihtsalt meie jaoks, vaid maailma jaoks. Ta ütleb, et Kristus on jätnud oma elu meie eest ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. See ei tähenda seda, et me peame surema kellegi eest, vaid see tähendab seda, et mina panen oma elu maha selleks, et keegi teine saaks elada igavesti. Mina panen oma ego maha selleks, et keegi teine saaks elada igavesti. Mina panen oma uhkuse maha selleks, et kellelgi oleks võimalus haarata kinni Jeesuse käest ja võtta ta vastu oma südamesse. See on see, mis Kristuse armastus teeb meie südamega. Et me ei ole enam maailma mõttes normaalsed, vaid Kristuse armastus, see muudab meid sellisel viisil, et meie südamed põlevad selleks, et kuulutada evangeeliumi kogu loodule. Ja see ei ole enam kohustus, vaid nüüd see on meie elu ülevool. See on loomulik eluviis. Ma olen olnud ka aegades, kus ma ei kuuluta evangeeliumi võib-olla mitu nädalat ja siis ma hakkan mõtlema, et midagi on puudu. Ja siis ma olen vahest üritanud, ma panen jala maha, ma lähen kuulutan nüüd. Ja siis ma lähen. Aga see ei täida seda nagu nälga minu sees. Aga mis täidab seda nälga minu sees, on see, kui ma veedan aega Jumalaga, kui ma tulen Jumalale ligi, kui ma õpin teda tundma ja kui ma kogen ta armastust. Ja nüüd, kui ma kogen Jumala armastust minu vastu, nüüd evangelism tuleb loomulikult. Ma ei pea seda kuskilt välja punnitama, ma ei pea seda üritama teha omast jõust. Sest me ei peaks midagi omast jõust üritama teha. See peaks, Jumal ütleb, et Jeesus ütleb, et minu koorem on kerge. See on hea ja kerge. Kui midagi sinu kristlikus elus tundub, et see on süke punnitamine, raske, süke omast jõust, siis vaata peeglisse, küsi,
mida ma saaksin paremini teha? Kas ma teen seda praegu lihtsalt omast jõust? Äkki ma peaks minema Jumala ette ja küsima, Jumal, esiteks, kas see on sinu tahe? Ja teiseks, kui ma tean, et see on sinu tahe, et ma teeksin seda, siis kus ma olen nagu kõrvale kaldunud? Ja tihti on see, et me oleme kõrvale kaldunud sellest tuumikust ja see on Jeesus. Sellest põhipunktist, see on meie isiklik suhe Jumalaga. Mina ja Jumal. See, et Jumal täidab mind oma armastusega. Ja kui ma olen täis püha vaimu, kui ma olen täis Jumalat, siis kõik muu tuleb nii lihtsalt. Me ei mõtle ju selle peale, et kui ma ütlen sulle palve, siis ma loodan, et sa mõtled, et palve. Ja, palve on see, mida ma teen oma igapäevaelus. Ma räägin Jumalaga, ma palvetan Jumala poole. See on minu ja Jumala isiklik suhe. See on palve. Loogiline. Kui ma ütlen sulle ülistus, samamoodi. Ülistus meie igapäevane elu osa. Sa ütled tänu Jumalale. See on ülistus. Ülistus on ka see, et ma elan Jumalale. Et minu elu on maha pandud Jumala ees. See on ülistus. Minu elu ülistab Jumalat. Kui ma ütlen sulle piibel, siis see on ka igapäeva elu osa. Aga nüüd, kui ma ütlen evangelism, siis tulevad mingid pildid ette, et jaa, need on need hullud, kes võtavad need traktaadid ja lähevad sinna ja jagavad inimestele. Aga pöörame ümber ja mõtleme, et tegelikult evangelism on täpselt samasugune nagu palve. Täpselt sama asi nagu täpselt samas selles kategoorias nagu ülistus, nagu piibel. See on osa meie isiklikust suhtest Jumalaga. Kui sa mõtled ühe jõe peale, või võtame niimoodi, et sealt tuleb jõgi, eks ju, seal on järv ja siis järvest läheb järgmine jõgi läbi. Nüüd, nad on kõik üks osa, eks ju. Seal ei ole mingit eraldatust. Aga vahest me mõtleme oma elus niimoodi, et see, mis ma saan Jumala sõnast, see on minu igapäevane elu osa. See, mis ma saan palvest, see on minu igapäevane elu osa. Aga see, mis ma välja annan, nagu näiteks evangelism, on midagi nagu kuskil kaugel võõras asi. Aga see ei tohiks niimoodi olla. Ja see on võimalik. Kui me saame nii täis Jumalat, et see muutub nii loomulikuks osaks meie elust. Ma olen kasutanud seda väljendit, et ärme ole surnumered. Sest et surnumeri on selline meri, kuhu voolab ainult vett sisse, aga välja ei lähe mitte midagi. Kui me oleme sellised kristlased, et me võtame ainult sisse, hea Jumala sõna, hea Jumala ligiolu, hea osadus teiste inimestega, aga me kunagi ei jaga välja, siis me muutume surnumereks ja muutume kibedaks. Meie südames hakkavad igasugused valed mõtted tekkima. Väga huvitav, meil oli noortekas eelmine nädal, kus JKK pastorlik meeskond, nad rääkisid 90ndate ärkamisest, mis Eestis toimus. Ja nad ütlesid, et üks põhiasju, miks see ärkamine kokku kuivas lõpuks, oli see, et inimesed ei läinud enam kuulutama. Ja see tundub, et kuulutamine, kas tõesti? Jaa. Sest et kui me ei jaga enam välja, siis me hoiame kõik endale. Ja nüüd me hakkame, ja nüüd meie silmad ei ole fokusseeritud, et keda ma saan teenida, keda ma saan aidata, kellele ma saan kuulutada, vaid nüüd meie silmad on fokusseeritud minu, ja siis me vaatame ümber oma koguduse ja siis me mõtleme, miks tema niimoodi teeb, miks tema selline on. Ja siis tulevad pahandumised sisse. Ja täpselt nagu surnumeri on soolane, siis inimene muutub ka ju nagu soolaseks seespidiselt ja hakkab mõtlema kriitilisi mõtteid. Aga me tahame olla ühe värske veega jõed. Amen. Me tahame olla värske veega jõed ja see kõik algab sellest isiklikust suhtest Jumalaga. Evangeelium ei ole lihtsalt lugu, vaid see on kogemus. Evangeelium ei ole lihtsalt see, mida me kuulutame, vaid see on kogemus. Sest et me kõik elame evangeeliumi sees. Mis on evangeelium? Evangeelium on see, et Jumal saatis oma poja Jeesuse, ta suri risti peal, kandis meie patud ja tõusis üles 3. päeval, lühidalt kokku võttes. Aga mis oli selle tuumik ja põhimõte? Oli see, et Jumal, kellest meie olime lahutatud patu pärast, andis oma poja, et see patt oleks lunastatud ja et me saaksime tulla uuesti Jumalaga kokku. Et meil oleks suhe
Jumalaga. Ja see on see tuumik. Ja sellepärast evangeelium on kogemus. See on kogemus, mida me saame kogeda igapäevaselt. Me saame julgusega tulla Jumala ligiollu ja kogeda tema armastust meie vastu ja maailma vastu. See pea sinna pöörama, aga Hebra 10:19 ütleb, vennad, et meil on siis Jeesuse verevaral julgus sisse minna kõige pühamasse paika. Selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu. Jeesus justkui piltlikult rebestas oma ihu pooleks selleks, et meie saaksime läbi selle vahevaiba tulla kõige pühamasse paika. Me teame seda lugu, kui Jeesus suri risti peal, siis see templi vaheriie käristati lõhki. Jumal käristas selle lõhki ja see sümboliseeris seda, et nüüd Jumala ligiolu ei ole mingi kauge asi ainult preestritele kuskil templis, vaid nüüd Jumala ligiolu on isiklik ja nüüd meie oleme Jumala tempel. Jumal kolis sisse meie sisse. Amen. Ja see on see kogemus, mida meie saame kogeda, kui me räägime evangeeliumist. Evangeelium on kogemus. Nüüd vaatame Efeslaste 3. peatükki. Efeslase 3:16. Siin Paulus palvetab Efeslaste eest. Et ta palub, et ta teile oma aurikkust mööda annaks väge saada tema vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning et te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius, pikkus, sügavus ja kõrgus ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Jumal tahab, et me oleksime täidetud kogu tema täiusega. Jumal tahab, et me oleksime täidetud tema armastusega. Tema armastus on nii suur ja lai. Võib-olla mäletate, mina mäletan, lastetunnis oli siuke laul, et Jumala armastus on nii imehea ja see nii lai, et piire polegi. Aga kui sa tõesti mõtled selle peale, et see ongi nii lai ja nii sügav, lausa põhjatu, et Jumala armastus on nii imeline, et ta andis oma poja meie eest, kes me elasime patus, me olime täielikult kaabakad ja tema vaatas meie peale ja ta nägi midagi erilist meie silmades. Ta armastas meid kõige suurema armastusega, millega keegi üldse võiks armastada. Ta armastas neid, kes on seal tänavate peal kodutud. Ta armastab neid, kes on praegu vanglas mõrva eest. Ta armastab igat ühte just sellise armastusega. Ja kui see saab ilmutuseks meie sisse, siis me ei lähe enam tänavatele nagu sellise tuima pilguga, vaid nüüd me läheme tänavatele või oma töökohta või oma suguvõsa juurde ja me näeme igat inimest läbi selle, mida Jumal on teinud nende eest. Mida Jeesus on teinud nende eest, et Jeesus suri iga inimese eest. Iga inimese eest. Ja nüüd me ei näe neid oma silmade läbi, mis võivad olla mingitel hetkedel kriitilised või vaadata seda välimist pilti, vaid nüüd me näeme neid inimesi Jumala silmade läbi. Kui me püüame kinni Jumala südame nende inimeste kohta, siis evangelism ei ole midagi kohustuslikku või midagi sellist, mis on kohustus, vaid nüüd see on meie südame ülevool. See tuleb loomulikult meie elust, sest me armastame neid inimesi Jumala armastusega. Võib-olla sa oled kuulnud seda ütlust, et see inimene või nemad, kellega sa oled koos, nende sarnaseks sa muutud. Ja Jumalaga on täpselt samamoodi. Kui me veedame aega Jumala sõnas, kui me veedame aega Jumala ligiolus, siis me muutume tema sarnaseks. Ja meie silmavaade muutub selleks, kuidas Jumal vaatab inimeste peale. Ta ütleb, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu
täiusega. Mõtle selle peale, kui sa saad Jumalat kanda, sa kannad Jumalat endaga kaasas, ükskõik kuhu sa lähed. Ja kui sa mõtled selle peale, et Jumala vägi on minuga kaasas, ükskõik kuhu sa lähed, Jumala tervendav vägi, Jeesuse nimi, Jumala vabastav vägi on sinuga kaasas, ükskõik kuhu sa lähed, Jumala armastus on sinuga kaasas, ükskõik kuhu sa lähed, siis see kõik muutub nii palju lihtsamaks, sellepärast et nüüd sa ei mõtle, oota, kas ma ikka oskan või mida ma talle ütlen või kuidas ma käitun ja nii edasi, vaid nüüd see ei tule enam siit, vaid see tuleb siit seest, sest et ma olen mõistnud Jumala armastust minu vastu, ma olen mõistnud Jumala armastust nende vastu, kes on kadunud ja kes on teel põrgusse, aga mul on evangeelium, mis on vägi päästeks. Ja nüüd ma ei tee seda omast jõust, vaid ma teen seda Jumala jõust. Ma teen seda Jumala armastusest lähtuvalt. Nii et kui sa tunned, et evangelism on olnud sinu elus nagu üks raske kohustus. Isegi kui sa oled seda teinud, siis see on olnud kuiv ja raske ja ma ei tea, kuidas seda teha ja pigem ei tee. Siis mida ma julgustan sul teha on see, et mine koju, mine oma tuppa, sule uks ja veeda Jumalaga aega. Veeda Jumala sõnas aega. Mediteeri selle peal, mida Jeesus on teinud sinu jaoks. Mediteeri selle peal, mida Jeesus on teinud maailma jaoks. Mõtle selle peale, kui palju Jumal armastab neid inimesi. Ja mõtle selle peale, et need inimesed ei tea mitte midagi evangeeliumist. Paljud neist ei tea mitte midagi evangeeliumist. Vaatame kirjakoht Roomlaste 10. Rooma 10 ja 14. Kuidas nad nüüd saavad appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud? Ja kuidas nad võivad uskuda temasse, kellest nad ei ole kuulnud? Ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata? Ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei läkitata? Nõnda nagu on kirjutatud, kui armsad on nende sammud, kes häid sõnumeid kuulutavad. Aga mitte kõik ei ole võtnud kuulda evangeeliumi sõna, sest Jesaja ütleb, issand, kes usub meie kuulutust. Niisiis tuleb usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. Usk saab tulla ainult kuuldust, aga kuuldu ei saa tulla ilma kuulutajata. Keegi peab kuulutama. Nad peavad kelleltki kuulma, et Jeesus on issand, et Jeesus on nende patud enda peale võtnud, et Jeesus armastab neid nii väga. Nad peavad kuidagi sellest kuulma. Selle aasta jaanuaris mul oli, Jumal juhtis mind, et võtta ekstra aega palveks ja paastumiseks ja läbi selle jaanuarikuu Jumal pidevalt rääkis mulle hingedest. Jumal rääkis mulle inimestest üle Eesti ja südamest tõusis üles see hüüd nagu, et evangeelium jõuaks iga inimeseni Eestis. Sest me ei kujuta ette, mis olukordades võivad siin inimesed olla. Nad võivad olla kodutud, nad võivad olla kuskil oma uberikus elamas, sotsiaalmajades, hooldekodudes ja samamoodi inimesed, kes on edukad, aga sa ei tea, mis nende isiklikus elus toimub. Sa ei tea, mis nende südames toimub. Ja kui nad ei ole Jeesust vastu võtnud oma südamesse, siis nad lähevad põrgusse. Aga meie võimalus on neile kuulutada evangeeliumi. Ja juba tegelikult detsembris Jumal rääkis mulle ühe huvitava idee, et hakata sotsiaalmeedias kuulutama evangeeliumi. Ja ma palvetasin selle eest ja Jumal andis mulle nagu need inimesed, kellega seda teha. Ja nüüdseks me oleme pannud üles 3 videot, kus 3 noort jagavad oma tunnistust, kuidas oli nende elu enne Jeesust, siis mida Jeesus tegi ja kuidas nende elu on peale Jeesust. Või kuidas nad said päästetud lihtsalt öeldes. Ja need 3 videot, neil on juba üle 20 000 vaatamise. Need on jõudnud üle Eesti, ma ei tea kelleni, aga üle 20 000 vaatamise nendel tunnistuste videotel.
Mõelda vaid võib-olla nendest 10,000–15,000 võivad olla mittekristlased. Mõtle, kui paljud inimesed kuulsid kas või natukene sellest videost, mida Jeesus tegi nende eludes. Ja kui me haarame Jumala südamest kinni ja me ütleme, et Jumal, ma tahan olla sinu käed ja jalad. Me oleme Kristuse ihu. Jeesus, ma tahan olla sinu käed ja jalad. Sest et vahest inimesed ütlevad, et Jeesus päästab. Mina ei ole ju päästja. Jeesus päästab. Jeesus juba päästis tegelikult. Aga meie peame olema need, kes lähevad. Meie oleme need, kes lähevad ja kuulutavad, sest muidu Jeesus ei saa midagi teha nende eludes. Jeesus ei tule maa peale tagasi selleks, et evangeeliumi kuulutada. Meie oleme need, kes viivad tema sõnumit. Ja kui sa tuled Jumala ligiollu ja sa veedad temaga aega ja sa püüad tema südame kinni, kui sa mõtled, võib-olla sulle kõige lähedasemad inimesed, kui sa veedad nendega aega ja sa räägid nendega, siis ajapikku sina avad ennast neile ja tema avab ennast sulle. Ja mis juhtub on see, et sinu süda, sa jagad oma südant temaga, tema jagab oma südant sinuga. Ja täpselt sama on Jumalaga. Kui me veedame temaga aega, kui me veedame tema sõnas aega, siis Jumal hakkab oma südant sinuga jagama. Ta hakkab rääkima sulle nendest kõige sügavamatest igatsustest, mis on Jumala südames. Ja kui me vaatame piiblit, siis on ilmselge, mis on Jumala kõige suurem ja sügavam igatsus tema südames, on see, et inimesed saaksid päästetud, sest sellepärast ta saatis oma poja. See on Jumala armastuse väljendus, et ta andis oma poja kõikide meie eest. Ja kui me püüame selle igatsuse kinni, siis me ei saa muidu, kui me peame kuulutama, me peame jagama seda evangeeliumi, sest meie süda põleb tema armastusega, selle sama armastusega. Mõtle selle peale, Jeesuse jüngrid, välja arvatud Juudas, kes tegi enesetapu, ülejäänud jüngrid, kõik surid märtritena, välja arvatud üks, kes oli Johannes. Nüüd mõtle nendele ülejäänud 10, kes surid märtritena. Missugune ilmutus oli neil Jeesusest selleks, et minna surmani välja sellega, et ma ei lase Jeesusest lahti. Ja see oli väga palju karmim aeg, kus neid löödi risti, neid visati kividega surnuks, neid pandi tuleriidale. Ja sellistes olukordades nad ei lasknud lahti Jeesusest, sest neil oli nii tugev ilmutus Jeesuse armastusest. Aga kellel oli see kõige justkui sügavam, tugevam ilmutus Jeesuse armastusest oli Johannes. Sest ta ise isegi ütleb enda kohta, et see oli see, keda Jeesus armastas. Ja sa näed, et viimasel õhtusööma ajal ta paneb oma pea Jeesuse rinnale. Ja seal oli üks sügav suhe Jeesusega. Sa näed, et kuhu iganes Jeesus läks, ta võttis Johannes endaga kaasa. Ja seal, kui sa jõuad Jeesusega ühte sellisesse kohta, kus sa oled temaga sügavas suhtes, et see ei ole lihtsalt mingi pinna peale, et ma käin koguduses, ma loen piiblit, vaid sa veedad temaga aega, sina ja Jeesus üksinda. Ei ole mingit palvelisti, ei ole mingisugust to-do listi, et ma pean sellest rääkima Jeesusega ja sellest rääkima. Ei, lihtsalt aega veeta temaga. Kui sa veedaksid oma abikaasaga aega ainult selleks, et rääkida kohustustest ja asjadest, mida me peame ära tegema, siis oleks päris tuim abielu, ma arvan. Aga sa veedad oma parima sõbraga või oma abikaasaga lihtsalt aega. Lihtsalt, et rääkida, lihtsalt, et jagada oma südant. Ja Jeesusega on samamoodi. Ja kui sa teed seda, siis ta avab oma südame sulle. Ta näitab sulle, mis on tema südames sinu jaoks, spetsiifiliselt sinu jaoks. Vaatame Matteuse 9. peatükki. Matteuse 9 ja 36. Aga rahva hulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otse kui lambad, kellel ei ole karjast. Siis ta ütles oma jüngritele, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe.
paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Nüüd lähme edasi Galaatia 4. peatükki ja 19. salmi. Galaatia 4 ja 19. Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju. Me näeme, et Paulus ütleb, et eelmine kirjakoht, Jeesusel oli hale meel neist inimestest, kellel ta ütleb, et neil ei olnud karjast. Nad olid nagu lambad, kellel ei olnud karjast. Nad ei tundnud Jeesust. Neil ei olnud nagu pastorid selles olukorras, võib ka öelda nii. Aga siis ta hakkab lõikusest rääkima. Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid. Ja siis Galaatia kirjas Paulus ütleb, et mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju. Galaatlased olid juba päästetud, aga siis Paulus ütleb, et ma olen jälle teie pärast lapsevaevas. Miks ta jälle on? Sellepärast, et ta oli juba enne nende pärast lapsevaevas. See sõna lapsevaevas räägib palvest ja see räägib ühest innukast palvest, ühest sügavast palvest. Võib-olla sa oled kogenud, kus sa oled palvetanud kas kellegi lähedase eest, kes on päästmata või kellegi inimese eest, kes on päästmata või kellegi eest, kes on surma äärel ja sa palvetad innukalt tema eest. Ja see on nagu lapsevaevas olemine, sa vaimulikult sünnitad ta Jumala riiki. Ja see oli see, mida Paulus tegi. Ta vaimulikult sünnitas need galaatlased Jumala riiki läbi palve. Ja see on see, mis juhtub meiega, kui me püüame kinni Jumala südame. Kui me saame aru, et kui palju Jumal armastab neid inimesi, kes on tänavatel, kes on meie töökohas, kes on meie sugulased, kes on Eestimaal, siis Jumal annab meile ühe koorma hingede pärast. Ja see ei ole mingi halb koorem, vaid see on palvekoorem. Ja ma hakkasin seda kogema läbi tegelikult eelmise aasta, kus seal olid hetked, kus näiteks ma kuulutasin kellelegi evangeeliumi bensujaamas ja ta ei võtnud eriti vastu. Ja ma olen viisakas, ma jätan ta sinna paika ja soovin head päeva. Ma lähen autosse tagasi, ma hakkan sõitma ja minu peale tuleb selline palvekoorem, et ma hakkan hüüdma Jumala poole selle inimese eest. Ja see ei ole lihtsalt siit peast, et ma üritan nagu Jumalat, et Jumal päästa teda, vaid see tuleb minu seest. Sellepärast, et Jumal on, seal on üks ilmutus sellest, kui palju Jumal armastab seda meest seal bensujaamas. Ja sellel hetkel sealt tuli minu seest üks hüüd välja, et Jumal päästada, Jumal tooda tõetunnetusele, Jumal vii veel töötegijaid tema juurde. Ja Jumal annab selle koorma sulle nende inimeste eest. Ja see ei ole midagi sükest koormat, mida sa kogu aeg nagu kannad endaga, et sa oled kogu aeg mossis näoga. Ei, see koorem on palvetamiseks. Sa palvetad selle läbi. Kuni sa tunned, et sul on rahu südames, kuni sa tunned, et rõõm tuleb. Aga see on üks viis, kuidas me saame inimesi juhtida ka Jeesuse juurde. See on nagu see evangelismi stardipunkt tegelikult. Sest kui sa püüad palves kinni selle koorma nende hingede järele, siis sa lähed täiesti teise suhtumisega oma töökohta ja tänavatele. Kui sa hakkad, ma julgustangi jälle, et kui sa tunned, et see evangeeliumi kuulutamine on nagu liiga palju sinu jaoks veel või et see on selline kohustus, jällegi alusta sellest kohast, kus sa lähed üksinda koos Jeesusega ja sa näed tema südant kadunute järele. Ja siis palveta nende kadunute eest. Palveta, et Jumal saadaks töötegijaid nende juurde. Palveta, et Jumal tooks nad tõetunnetusele. Palveta, et Jumal puudutaks nende südameid. Ja nüüd Jumal hakkab sinu südant muutma. Jumal hakkab sulle näitama oma armastust. Ja nüüd sa lähed julgelt välja. Ja seal ei ole mingit takistust, vaid see tuleb loomulikult sinust. Seal oli üks mees, Charles Finney, kes oli evangelist Ameerikas, kui ma ei eksi, siis 19. sajandil lõpupoole. Ja ta käis linnast linna ja kuulutas evangeeliumi erinevates linnades. Ja tema ees läksid
2 meest, kes palvetasid. Üks neist oli Father Nash ja nad läksid sellesse linna ja nad palvetasid, kui ma ei eksi, siis vahest nädal aega, vahest 2 nädalat. Ja nad palvetasid 12-tunniste vahetustega järjest selle linna eest. See ei ole inimlik. Sa mõtled, et appikene, see on täiesti ebainimlik. Kuidas see võimalik üldse on? 12 tundi ja siis magad ja siis uuesti 12 tundi ja niimoodi 2 nädalat järjest palvetada hingede eest. Aga see on Jumala üleloomulik koorem, mis tuleb sinu vaimu. Ja kui sa püüad kinni selle palvekoorma ja sa hakkad palvetama inimeste eest, siis imesid hakkab juhtuma. Siis Jumal hakkab liikuma. Ja me näeme nendest lugudest, kus nad palvetasid mitu nädalat järjest. Ja siis Charles Finney tuli sinna linna ja tihti terve linn sai päästetud. Kõik inimesed tulid Jeesuse juurde. Ja meil on vaja neid inimesi, kes läheksid Jumala ette, kes võtaksid aega, et justkui nagu sisse pressida sinna Jumala ligiolusse ja püüda kinni Jumala süda ja öelda, et mina olen valmis palvetama nende hingede eest. Ja mina olen valmis võtma selle koorma nende hingede eest ja palvetama seda välja. Sest et kui sa vaatad jälle Jakobuse kirjast, ütleb, et Eelia oli meiesugune inimene ja ta palvetas, et ei sajaks vihma. Ja siis ei sadanud vihma ja siis ta palvetas jälle ja siis hakkas vihma sadama. Aga ta ütleb, et ta palvetas innukalt, ta palvetas tuliselt. See oli üks südamest palve ja selles on vägev Jumala vägi, kui me palvetame südamest. Et see ei ole lihtsalt üks rutiinne keeltes palve, mida ma teen iga hommik, vaid see on midagi, mida ma võtan eraldi aja selleks. Ma pühendan ennast selleks, et näha imesid, et näha läbimurret oma linnas või oma töökohas või oma sugulaste seas. Kui sul on päästmata sugulasi, siis sina saad võtta nad palvekoormana enda südame peale ja hakata palvetama nende eest. Ja Jumal saab tegutseda nende südames. Charles Finneyl oli üks teine lugu, kus nad läksid ühte majja ja seal oli abielupaar ja abielupaarist siis naine oli päästetud, aga tema mees ei olnud päästetud. Ja nad istusid õhtusöögilauda ja see oli vist siis Father Nash ehk siis Charles Finney palvetaja, kes nad palusid, et tee üks söögipalve. Ja ta hakkas tegema seda söögipalvet ja ta vaevu jõudis üldse midagi öelda, kui ta jooksis üles teisele korrusele magamistuppa palvetama. Sellepärast, et see hetk, kui see palvemees pööras oma südame Jumala poole ja hakkas palvetama, siis koheselt tuli talle see koorem, et palvetada selle mehe eest, kes oli temaga samas lauas ja kes ei olnud päästetud. Ja Charles Finney läks temaga sinna samasse teisele korrusele ja nad palvetasid koos 45 minutit. Nad justkui sünnitasid vaimus ja nad palvetasid teistes keeltes. Ja siis nad tulid alla sealt ja nad leidsid, et see mees, kes oli päästmata, oli läinud kuskile eraldi tuppa. Nad avasid ukse ja see mees oli pisarates. Ja nad küsisid, et mis juhtus ja see mees ütles, et kuidas ma saaksin päästetud, kuidas ma saaksin oma patud lunastatud. See on see palvevägi. Nad ei kuulutanud talle isegi evangeeliumi, aga kui see palvekoorem tuli, siis nad vastasid sellele ja nad hakkasid palvetama. Mul on olnud paar olukorda, kus ma olen sõitnud autoga ja ma palvetan keeltes ja äkitselt tuleb üks palvekoorem minu peale, kus ma pean auto peatama, sest ma ei oleks võimeline isegi sõitma sellises olukorras. Sest et nii tugevalt tuleb minu seest välja palve mingisuguse olukorra pärast. Ma mäletan ühte kindlat olukorda, kus ma sõitsin maale ja see sama palvekoorem tuli minu peale. Ma palvetasin tuliselt, kõva häälega, hüüdsin Jumala poole. Ma ei teadnud, mille eest isegi. Ja ühel hetkel palves ma näen ühte pilti, et seal on keegi, kes on haiglavoodis, tal on juhtmed küljes. Ja ma palvetasin kellegi pärast, kes oli parasjagu suremise äärel. Me oleme kuulnud lugusid, kus ma mäletan üks lugu oli, kus samamoodi ühe inimesega juhtus see, et see palvekoorem tuli tema peale. Ja samal ajal, kui ta palvetas tugevalt nende siis teistes keeltes, siis ta nägi pilti, kus ta nägi missionäre ühes kindlas kohas, olemas ohus. Ja siis mõne aasta pärast
Need missionärid tulid tema kogudusse ja rääkisid, et me olime selles olukorras, me olime täpselt selles samas ohus. Ma täpselt ei mäleta, kas oli mingisugune laevahukk või mis iganes see oli parasjagu. Ja Jumal päästis neid sellest. Ja nad tulid elusana tagasi. Ja see naine läks nende juurde ja ütles, et teate, mul on märkmikus kirjas, täpselt samal ajal mina palusin keeltes. Ma ei teadnud teist mitte midagi, ma ei teadnud teie nimesid, aga ma lihtsalt vastasin sellele palvekoormale, mis tuli minu sisse. Ja ta palvetas kellegi teise eest. Nii et oleme Jumalale tundlikud, kui need palvekoormad tõusevad meie sees üles, sest Jumal tahab meid kasutada väeliselt. Nii läbi palve kui ka läbi evangelismi. Kui sa võtad hinged oma südame asjaks, siis Jumal võtab oma südame asjaks sinu edukuse. Kui sinu fookus ei ole lihtsalt mina, vaid sinu fookus on teised, siis Jumal, see avab Jumalale ukse, et ta saab sind õnnistada. Ja me vahest olemegi olnud liiga võib-olla fokusseeritud oma heaolu peale. Mina, minu tervis, minu finantsid, minu pere, see, kuidas mul läheb, minu äri. Aga vahest, kui me paneme oma silmad teiste peale, siis me märkame seda, et kõik see muu, mis on meie oma ja minu, mina, see kõik lihtsalt langeb paika. Ja me peame palju vähem fookust ja tähelepanu andma nendele asjadele, mis on minu eraelus, kui me paneme oma fookuse selle peale, mis on Jumala südames. Sest et kui me paneme oma fookuse selle peale, mis on Jumala südames ja teeme seda, mis on Jumala südames, siis Jumal peab hoolt selle eest, et kõik sinu isiklikus elus läheb korda ja sa ei pea selle eest muretsema. Kui sa haarad kinni sellest, mis on Jumala südameasi, mis on hinged, mis on inimesed, kes ei tunne Jeesust, siis Jumal teeb kindlaks, et sinu elus on kõik hästi. Vaatame ilmutuse teise peatükki. Ja ma hakkan vaikselt kokku tõmbama, aga ma tahan, et meil siin lõpus oleks üks palveaeg. Samuel, kas sa saaks tulla lihtsalt mängima? Ilmutuse teine peatükk. Ilmutuse 2.2. Ma tean su tegusid ja vaeva nägemist ja kannatlikkust ning et sa ei või sallida kurjasid ning et sa oled läbi katsunud need, kes ütlevad end olevat apostlid, kuid ei ole seda ning leidnud nad olevat valelikud. Sul on kannatlikkust ning sa oled talunud vaeva minu nime pärast ega ole ära väsinud, kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid. Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambiala asemelt, kui sa ei paranda meelt. Vahel inimesed ütlevad, et kui ma olin kunagi noor siis, ja ma sain just päästetud, et siis ma kuulutasin evangeeliumi ja siis ma olin nii tuline ja siis ma rääkisin kõigile, et mis Jeesus tegi minu elus. Ja siis mingil hetkel see nagu vaibus ära, sellepärast, et ilmselt paljud nad rääkisid kellelegi, et Jeesus tegi seda minu elus, Jeesus muutis minu elu. Aga siis nad said mingi negatiivse vastulöögi ja siis nad mõtlesid, et neile vist ei meeldi, ma parem ei räägi siis. Aga mida Jeesus ütleb siin, on see, et me teeksime neid esimesi tegusid. Kuid mul on sinu vastu, 4. salm, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid. Me peaksime neid vaatama oma minevikku tagasi ja kui me tunneme, et ma olin tulisem võib-olla enne, ma olin rohkem valmis kuulutama enne, siis me peaksime need asjad uuesti oma südames üles õhutama. Me peaksime parandama meelt, et Jumal, ma olen maha jätnud need esimesed teod. Ma kunagi olin tuline, ma kunagi olin valmis kuulutama, ma kunagi olin julge, et rääkida kõigile, mida Jeesus on minu elus teinud. Aga ma olen selle maha jätnud.
ma olen muutnud oma südame kõvaks sellepärast, mis teised inimesed arvavad. Aga Jumal, ma parandan meelt. Ma tahan tulla sinu juurde. Ma tahan, et sinu püha vaim pehmendaks minu südame ja teeks minu südame uueks. Et mul oleks julgus, et mul oleks vabadus kuulutada ja et minu süda põleks samamoodi nagu sinu süda, Jumal, põleb nende kadunud inimeste järele. See peaks olema meie süda, et me teeksime neid esimese armastuse tegusid. Ja see kõik algab sellest, et me tuleme Jumalale ligi. Et me püüame kinni Jeesuse südame nende kadunute järele. Lihtsalt suleme oma silmad. Isa, me täname, et sinu püha vaim on siin paigas. Ja Jumal, me tahame muutuda. Me tahame, et sinu püha vaim täidaks meid ühe värske tulega. Me tahame, Issand, et sa näitaksid, missugune on sinu armastus nende kadunud inimeste järele. Meie töökohas, meie sugulaste seas, meie linnas, meie tänavatel. Jumal, et me ei oleks tuimad nende inimeste vastu, et meie süda ei oleks lukustatud nende poole, vaid Jumal, et meie süda oleks avatud, et meie süda põleks selle järele, et kuulutada, meie süda põleks selle järele, et armastada neid sinu armastusega. Issand, ava meie südamete silmad, et me näeme, missugune on see töö, mida Kristus tegi meie eest. Et see armastus, see radikaalne armastus, millega sina armastasid meid, millega sina armastasid maailma. Jumal, et see saaks meie armastuseks, et see tuleks meie südamesse ja et me elaks seda välja igapäevaselt. Halleluuja. Tänu sulle, Issand. Püha vaim, me palume, et sa täidaksid praegu igat inimest siin paigas. Täidaksid selle ühe värske tulega sinu järele, ühe värske näljaga sinu järele. Halleluuja. Tänu sulle, Issand. Tänu sulle, Issand. Jeesus, me ülistame sind, me austame sind. Tänu sulle, Issand. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus sulle, Issand. Halleluuja. Kui me lugesime seda ilmutuse 2. peatüki kirja kohta, kus ta räägib sellest, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse teod, siis tuleta meelde, kust sa oled langenud ja paranda meelt. Siis ma tahan, et kui see lõikas sinu südamesse ja sa tead, et ma olen jätnud maha oma esimese armastuse teod, ma kunagi olin tuline, ma kunagi armastasin Jeesust tuliselt. Jeesus oli kunagi minu esimene armastus, aga nüüd ma olen muutunud liiga selliseks traditsionaalseks või ma lihtsalt käin koguduses ja ma küll palvetan, ma usun Jumalat, aga tegelikult see esimene armastus on ära vaibunud minu südames. Siis ma tahan, et sa julgelt teeksid selle otsuse, et sa tuleksid lihtsalt siia ette. See on sinu ja Jeesuse vaheline asi. Ehk siis sa pöördud sellest ja sa ütled, et Jeesus, ma tahan uuendada oma suhet sinuga. Ma tahan, et Jeesus, ma tahan seda esimest armastust. Ma tahan, et mu süda põleks sinu järele. Ja et kui keegi tahab lihtsalt selle otsust teha, siis julgelt tulge siia ette ja ma palvetan teie eest. Ja me usume, et püha vaim puudutab teid selle esimese armastusega. Püha vaim puudutab teid selle värske tulega püha vaimu käest. Selle värske tulega, et olla valguseks, et Jumala armastus oleks teie südametes värske. Halleluuja. Isa, me täname sind. Isa, me ülistame sind. Me austame sind. Jumal, me palume. Jumal, sa näed neid inimesi, sa näed nende südameid, et neil on igatsus, neil on janu sinu järele, Issand. Neil on üks janu selle järele, et nad ei jääks kuivale, et nad ei jääks kuidagi leigeks, vaid Jumal, et nende südamed põleksid sinu järele ühe uue tulega. Et seal ei oleks mitte mingisugust tagasihoidmist, et kuulutada sinu evangeeliumi, vaid et nendes oleks üks uus julgus, üks uus tuli selleks, et olla valguseks seal, kus nad on. Halleluuja, tänu sulle, Issand. Kiitus sulle, Issand. Ja Isa, halleluuja, tänu sulle. Ja kogudus, teeme seda lihtsalt koos. Ütle minu järel, Jeesus, ma tulen sinu ette. Minu süda on sinu oma. Täida mind enda armastusega. Näita mulle, kuidas sina näed kadunud inimesi. Las sinu armastus
maailma vastu võtta üle minu süda. Las sinu püha vaimu tuli põleda minu südames, et ma oleksin tunnistajaks. Amen. Amen. Issand, me täname ühe värske tule eest, mis täidab just nüüd Jeesuse nimel. Püha vaim lange. Püha vaim täida teda just nüüd ühe värske tulega. Halleluja. Las see tuli mitte kunagi, et see ei läheks mitte kunagi väiksemaks, vaid Jumal, et see kasvaks ja et see kasvaks Jeesuse nimel. Jumal, täida teda oma püha vaimuga, risti teda tulega. Üks värske tuli ja üks värske armastus Jeesuse vastu. Las Jumala armastus täidab sind just nüüd Jeesuse nimel. Halleluja. Jumal, me täname selle värske tule eest, et olla kuulutaja. Värske tule eest, et olla valguseks. Jumal, ma tänan sõnade eest, mis sa annad talle, et kuulutada, et olla valguseks, et rääkida inimeste ellu. Isa, ma tänan prohvetlike sõnade eest, mis sa annad talle, et rääkida, et julgustada inimesi. Tänu sulle, Isa. Halleluja, avatud uste eest ja et paljud tulevad päästmisele. Halleluja, paljud tulevad päästmisele sinu läbi. Halleluja, tänu sulle, Jeesus. Halleluja. Isa, ma tänan ühe värske tule eest Jeesuse nimel. Püha vaim, täida teda ühe värske tulega sinu järele. Las Jumala armastust täita teda. Jumal, las su armastust täita teda värskelt. Halleluja, kiitus sulle, Issand. Tänu sulle, Issand. Halleluja, kiitus sulle, Isa. Püha vaim, täida teda ühe värske tulega. Issand, sa näed tema südant. Isa, las tema süda põleda sinu järele nagu ei kunagi varem. Jumal, täida teda püha vaimuga, täida teda tulega just nüüd Jeesuse nimel. Jumal, las üks uus nälg tulla tema südamesse, nälg sinu asjade järele, nälg sinu järele, Issand. Tänu sulle, Isa, selle eest. Halleluja. Tänu sulle, Isa, selle eest. Halleluja. Halleluja. Isa, me täname sind sinu püha vaimu eest siin paigas. Kiitus ja austus sulle selle eest. Halleluja. Tänu sulle, Issand. Halleluja. Lihtsalt suleme oma silmad, keskendume lihtsalt Jeesuse peale praegu. Jeesus, me ülistame sind. Jeesus, me austame sind. Me täname sind, Jeesus, et sa armastad meid nii väga. Et sa armastad seda maailma nii väga. Jeesus, las sinu ristitöö saada nii reaalseks meile, mis sina tegid meie eest. Jeesus, aitäh sulle, et sa surid meie eest. Aitäh sulle, et sa andsid oma elu meie eest. Aitäh sulle, et sa andsid oma elu maailma eest. Kõigi eest, Issand. Issand, anna meile oma silmad. Anna meile oma südame igatsused. Isa, et me näeksime nagu sina näed. Et sinu armastus oleks meie sees. Veel suuremal määral, Issand. Halleluja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kora mama masseteria tannareteja. Shambrata palareketeja. Isa, täida meid ühe värske näljaga, ühe värske januga, et olla sinuga koos, Issand. Et olla sulle ligi, et veeta sinuga aega. Issand, kutsu meid eemale sellest maailmast, eemale segajatest, et olla sinuga koos. Et olla sulle lähedal, Issand. Halleluja. Täida meid oma ligioluga veel rohkem, Issand, et me saaksime olla valguseks. Et me saaksime olla sinu ligiolu kandjad, ükskõik kuhu me läheme. Et me saaksime olla nagu tõrvikud selles pimedas maailmas. Halleluja. Jeesus, me armastame sind. Me armastame sind, Jeesus. Me täname sind, Jeesus. Halleluja. Halleluja. Tänu sulle, Jeesus, sinu armastuse eest.
teeme lihtsalt selle laulu siia lõppu. Sa võid sünti natuke kõvemaks panna. Nimiväeline. Nimiväeline Jeesus, kogu kiitust väärt, su 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 nimiväeline. Halleluuja. Kiitus sulle, Jeesus. Ülistus sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Jeesus, sa oled väärt meie elusid, sa oled väärt meie elusid, issand, meie kõike, Jeesus, sa oled väärt, sa oled nii väärt. Halleluuja, tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus, sa oled nii väärt, issand. Sa oled nii väärt, issand, sa oled kõike seda väärt, issand. Sa oled kõike seda väärt, issand, sa oled meie elusid väärt. Sa oled meie elusid väärt, issand, sa oled meie aega väärt, sa oled meie tähelepanu väärt. Sa oled nii väärt, issand. Kiitus sulle, Jeesus. Kiitus sulle, Jeesus. Halleluuja. Ülistus sulle, Jeesus. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus sulle, Jeesus. Halleluuja. Tänu sulle, issand. Tänu sulle, issand. Halleluuja. Amen. Amen. Võime istuda. Nii et las see nälg kasvada sinu sees ja ma tõsiselt julgustan selle uue nädala jooksul. Sa võid täitsa isegi planeerida oma päevadesse, et võtta eraldi aega Jumalaga, ekstra aega Jumalaga, lihtsalt ülista teda, mine tema sõnasse, lihtsalt veeda temaga aega. Seal ei ole mitte mingisugust palvelisti või midagi taolist, vaid lihtsalt sina ja tema. Ja lase tal ennast täita oma südame igatsustega. Ja sa näed Jumalat täiesti teistmoodi, sa näed maailma täiesti teistmoodi, kui ta täidab sind oma südamega. Amen. Tänu Jumalale. Tänaseks lõpetame.